Tere head kuulajad, ootamatult on kätte jõudnud juunikuu ja ootamatult on käes nimetud digisaate järjekordne episood, kui Hans Laugas, Henrik Roonemaa, Glen Pilver ja Meelis Veljamäe on teiega. Ja me räägime tänases saates sellest, kuidas suvisel ajal võtta kaasa muusika, helid, raadiosaated, muud saated ja kõike seda nautida siis seal, kuhu kodust suvel lähete. Lisaks räägime mõnest uuest telefonist kellast nagu ikka, igatahes selline tuleb juunikuu esimene nimetud digisaade. No nii, hakkame siis selle juunikuu saatega peale ja tegelikult on täna oluline päev tehnoloogia uudiste valdkonnas, sellepärast et nagu iga juuni algus Apple laseb käima oma suure suvise arendajate konverentsi, kus ta paljastab, mida kõike ägedat nad plaanivad teha sügisel oma uue tarkvara väljalasketega ja avaldavad maailmale ka muid uudiseid, võib-olla näitavad siis ka riistvara. Meie saade jookseb linti natukene enne seda, kui Apple otsustab oma uudiseid maailmaga jagada, sellepärast me ei tea sellest veel midagi. Küllap järgmistel nädalatel saame rääkida, kui on midagi põnevat. Aga selle asemel räägime alguseks hoopis näiteks uutest kelladest. Ma sattusin eelmine nädal kokku sugulastega. Üks on kõva spordimees, kelle esimene lause, mis ta ütles, oli see, et pagana uued Garmini kellad. Oi. Väga põnev. Meelis, sa oled, ma saan aru, selle Garmini kellarivi toote uuenduse läbi vaadanud. Mida nad siis välja toovad? Ma üritan hoida Garmini kelladel ikka silma peal ja tegelikult tuleb siin minna natuke kaugemale, et eelmine aasta, natuke vähem kui aasta tagasi tuli Garmin välja väga sellise polariseeriva tootega, mis oli Epix, ehk siis Garmini selline Phoenixit meenutav kange multispordi kell, maksis seal 1000 euro kanti või isegi veidi üle ja see oli esimene selles stiilis Garmini kell, millel oli MIP ehk Memory Pixel LCD ekraani asemel siis OLED ekraan, nagu kasutavad Samsung ja Apple ja Google ja teised kellatootjad. Ja kogu aeg on olnud OLEDil kaks probleemi, üks on see, nagu me teame, et aku eriti ei kesta ja teine on siis see, et ereda päiksevalguse käes on kehv lugeda olnud. Ja vahepeal on toimunud nagu päris korralik revolutsioon just selle teise asja puhul, ehk siis kõik uued Apple Watchid ja Samsung kellad on nüüd ka tegelikult täiesti okeilt loetavad ereda päiksevalguse käes, erinevalt eelmistest mudelitest. Ja siis Garmin otsustas ka sellega proovida, et esialgu nad läksid Venu seerias seda tegema, kuna Venu on selline tavaline nutikell, eks ole, siis seal ei ole see nagu nii kriitiline. Aga spordikelladel nad on seni kasutanud ikkagi ainult LCD-d, sellepärast, et see tehnoloogia töötab niimoodi, et mida eredam päike peale paistab, seda parem mida lugeda on. Ja kuskil jooksu või triatloni tehes, eks ole, on see hästi oluline. Epixiga nad siis testisid seda, et kas on võimalik teha sarnast kella ka AMOLEDiga ja loomulikult tulihingelised fännid olid selle väga vastu, väga häälekas ja väga väike kogukond, aga kõik nii-öelda YouTuberid ja inimesed, kes teevad nii sporti kui ka nii-öelda teevad kelladest ülevaateid ja videosi ja kirjutavad sel teemal, ütlesid, et tegelikult see on nagu väga hea ja töötab üllatavalt hästi. Kõige suurem probleem võis olla see, et aku ei kesta, eks ole, siis aku kestis ka üllatavalt hästi, kuigi mitte päris nii hästi kui selle LCD-ga Phoenix sarjal, aga see kell osutus üllatavalt populaarseks. Ja siis siin mõni aeg tagasi me ka siin saates rääkisime, et kevadel, varakevadel tulid välja Forerunner seeria kellad, mida me siin ka testisime, eks ole, Forerunner 265 ja 965, mis olid ka esimesed jooksukellad, millel oli LCD ekraan. Ja nüüd, kus aasta möödas, siis Garmin laiendas oma selle kangete multispordikellade valikut. Epixist tuli siis Pro versioon, kus on 3 AMOLED ekraaniga mudelit erineva suurusega, lihtsalt kõik muu on sama. Ja Phoenix sarjast tuli samuti 3 LCD ekraaniga mudelit erineva suurusega, kõik muu on sama. Ja nende 3 kella erinevus on ka, või 6 kella erinevus, see on ka põhimõtteliselt olematu, sest et tegelikult ongi siis ekraan ja suurus. Ja
ja siis põhimõtteliselt, mis on muutunud, on see, et kõige suuremaks muudatuseks on tegelikult see, et seal on riistvaraliselt on kõigil kelladel on sisse ehitatud taskulamp, mida millegipärast väga paljud sellised spordiajakirjanikud kiidavad, et see on väga hea asi. Mul endal ei ole vaja olnud kella taskulampi kasutada, aga nende kui sa hämaras orienteerud või jooksed või tahad midagi vaadata, siis võib tõesti talle kasu, et sa ei pea eraldi nagu... Oota, ma kohe küsin vahele, kas see taskulamp on mingi eraldi LED või? Jaa, eraldi külje peal on eraldi LED taskulambiks, ta on kõvasti eredam kui see, mis ekraan suudab välja anda, eks ole. Ja erineva heledusega saab reguleerida ja siis on seal ka mis punane valgus, ma ei tea, mida see teeb lisaks valgetele, 2 valget dioodi ja 1 punane diood. Ja lisaks on siis uus sensor all, ehk siis see, mis mõõdab pulssi ja verehapnikus sisaldust ja muid asju, mis peaks olema veel täpsem. Ja loomulikult, et ega siin midagi nagu üllatavat ei ole, et kõik andmed, mida ta mõõdab, on nagu fantastilised, eks ole, et pulss on väga täpne, hapnikus sisaldus on väga täpne, et kõik asjad on nagu Garmini kellel omased ja loomulikult siis Phoenix ehk LCD mudelitel on olemas ka päiksepaneeliga versioonid, kus siis osa ekraanist on kaetud päiksepaneeliga ja see aitab nagu veel kauem akut töös hoida ja 3 erinevat suurust vastavalt siis andme suurusele, kas sa tahad väga kaua kestvat ja väga rasket ja suurt kella või on sul väiksem ranne, tahad kergemat ja väiksemat kella, et kõik on kaetud, eks ole, et noh, selles mõttes, et on näha seda, et ikkagi see Phoenix, vaid Epix OLED-iga osutus piisavalt edukaks, et Garmin läheb sellega edukalt edasi ja samas teistpidi nagu nendele inimestele, kes eelistavad LCD-d, nendele pakutakse ka siis seda võimalust, et kasutada vana tehnoloogiat edasi või seda olemasolevat tehnoloogiat. See LCD on ka natuke paremaks, et ta kui resolutsiooni poolest on jätkuvalt suhteliselt kehv võrreldes OLED-iga, aga samas eredus on parem ja ta on veel paremini nähtav siis päiksevalguse käes, kui ta enne oli, nii et kui ta enne oli ka väga hea. Et väiksed muudatused, aga olulised muudatused kõigile, kes on ostnud endale Phoenix 7 või eelmise aasta Epixi, nendel ei ole mõtet seda uut osta, eks ole, aga kõik, kes nagu tahavad sellist tippklassi spordikella, siis on nagu ikkagi praegu väga hea mudel. Aga see mõttes on väga nissi toode, sest üks on siis Garmin Phoenix 7 Pro ja teine on Garmin Epix Pro ja nendest on siis erinevad versioonid, on safiirklaasiga versioonid, on solar versioonid, mitte solar versioonid, eks see valik on nagu hästi lai selles mõttes, et kui palju neid erinevaid modifikatsioone on, eks samamoodi nagu värvide telefoniks erinevaid, siis siin on samamoodi, et seda valikut on nagu see mitukümmend mudelit, mis lõpuks kokku, kui sa võtta kõik need erinevad modifikatsioonid, aga see taandub siis sellele, et on Epix Pro, millest on 42, 47, 51 mm mudel ja on Phoenix 7 Pro, millest on 42, 47, 51 mm mudel, nii et noh, tegelikult kokku 6 erinevat kella. Aga kas nad on ka siis nagu nutikad selles mõttes, nendega saab ka rääkida igasuguse teavituste pool ka toimib. Rääkida ei saa, nagu ikkagi spordikellad. Mikrofoni ei ole, jah. Mikrofoni ei ole ja ei ole juhtmevaba laadimist, nagu nutikeeladel reeglina on, eks ole, et samamoodi laeb ikka see sama Garmini pistikuga, aga noh, nutikuse poolest see Garmini äpi pood on olemas, eks ole, Garmin Pay on olemas, maksta saab Spotify'd, värgid, need on kõik olemas. Et ta on ikkagi spordikell, ta ei ole niivõrd nutikell, eks ole, ta on nutika spordikell. Ja ta on mõeldud ikkagi nagu sellest mõttes tõsistele sportlastele, mitte siis sellistele, kes tahavad lihtsalt nutikellust. Mitte nagu meie ütleme. Mitte sulle, Glenn, ja see on mõeldud, jah. Aga peenisi, saime aru küll kõik. Garmin tundub mulle kõrvalt vaadates, olles ise ka kasutanud paari nende toodet. Tundub selline firma nagu Lenovo, et Apple on Apple, eks ole, ja siis Garmin on nagu kellamaailma Lenovo, kus on mingid tüübid on hullud fännid. Ja samas mudeli line-up on pikk ja segane võrreldes Apple'iga üks toode sulle, siis Garminil on selle ühe toote kohta, ma ei tea, 32 toodet on ju. Nii on, jah. Ja jube keeruline on valida. Aga nad on üllatavalt edukad selles segmendis. Just, nagu Lenovo, oma see fänniklubi, kes tegelikult on veendunud, et sellest on ülimuslik asi nagu, et sellest paremat. Ei no ilmselt, kui sellel teemal natuke edasi leiutada, siis on see, et Garmini mehed on olnud Garmini kellade kasutajad sellest ajast saadik, kui Garminid tegid veel navisid ja muid asju, et see on nagu, ma arvan, see ei ole see koht, kus mingid tänased Apple'iga ja muude nutikellade kasutajad on avastanud Garmini, mina ütleks pigem nii, et tõsised spordimehed on Garminit kasutanud kogu aeg ja nad ei taha üldse teadagi, et olemas on midagi muud. Mul on ja tegelikult on ka sul võib olla õigus, aga ma tahan öelda, on ka väga palju neid inimesi, kes on nagu läinud sinna mitte ajaloo pärast ja mingi bränditruuduse pärast, vaid
et see ongi funktsionaalselt nagu lihtsalt sportimiseks. et sa tuled, hakkad mingi spordialaga tegelema, on sul alguses Apple Watch, siis ostad mingi Samsung kella ja vaatad, kõigis neis on midagi jääb puudu, aku, täpsus, spordi, sinu siis ala mingid treeningprogrammid ja siis sa jõuad Garmini lihtsalt, sellest paremat ei ole. See tuleb muidugi öelda seda, et Apple on teinud tegelikult päris suuri edusamme siin viimasel ajal, eriti selle Watch Ultra, mis see spordiversioon, eks ta see kõige kangem. Et sellega ja tegelikult on osad Garmini inimesed ka sinna Apple Watch Ultra ära läinud ja on ka vastupidi, on tegelikult inimesi, kes on Apple Watchi nurka pannud ja Garmini ostnud. Kas on ka seda häälekalt teinud, eks ole, ja tegelikult on ka neid inimesi, kes päeval kannavadki tavalist Apple Watchi või mingit sellist kella ja siis õhtul, kui lähevad trenni või kuskile panema selle Garmini kella käe peal, eks ole. Et tegelikult see on nagu veidi erinevad segmendid, aga siin on jah see, et Garmin on suutnud seda maastikku üsna edukalt navigeerida ja aga on näha seda, et Apple Watch või Apple üritab Watchiga ikkagi tugevalt sinna niimoodi profisportlaste põllumaale trügida ja ta teeb seda nagu üsna edukalt ka. Ei tasu unustada, et Garminil on juba olemas ma ütlen, et Garmin on ka olemas kõik muu kraame, mis ju ka seostub väga hästi, et olgu see sul rattakompuuter või mingi vöö, mis ümber kõhu paned või pedaalisensorid, et kogu see Ant Plus maailm on ju puhtalt Garmini ikkagi maailm ja et selles mõttes on Garminil hästi palju kogu seda kribu-krabu ja kogu seda spordikraami, et kell on tegelikult üks osa sellest suurest pilvest põhimõtteliselt. Jah, et siin on nagu see, et kui Garmin tuli ju tegelikult navigatsioonimaailmast, ta on tegelikult mingil määral see siiamaani sees, eks ole, teeb ju mereduse asju, teeb siiamaani väga edukalt, eks ole. Ja teised on seda üritanud ja on loobunud, eks Tom üritas ka kellasid hakata tegema ja päris kiirelt on saallasti saanud sellega hakkama ja Garmin nagu õnnestus see nii-öelda pivot või ümber lülitumine sellesse maailma väga hästi. Ja Henrik, saaks ikka veel midagi ütlema? Mul oleks meelest ära, mis ma hakkasin ütlema. Siis ei olnud midagi tähtsat. Selge, vaatame veel äkki mõnele uudisele peale, enne kui lähme pikema teema juurde. Ma saan aru, et Motorola on oma teinud ka sellise kõvema sammu selliste volditavate telefonide maailma. Kuigi Motorola võib-olla ei ole Eesti turul kõvasti kanda kinnitanud, siis omal ajal ma mäletan, nad on ikka paari mudeliga olnud väga tublit ja popid. Ja see Motorola, mida müüs kuu GSM ja kuhu see patareid sisse pandab. Ei, ma ei mõelnud seda. See võis ka olla, ma mõtlesin Moto 5G oli kunagi oli üks. Ei no Motorola kindlasti ma mainin seda, mis oli sellist Razor oli see telefon tegelikult, mis oli Motorola täiesti kultustelefon. See oli see esimene koldveldavaks ole. Ei, ta oli jah nagu klapiga nimetame siis nii. Just, mis meeldis kõigile peale minu. Aga jah, tegelikult sa lähed õiges suunas, sest et need mudelid, mida nad nüüd või millest me nüüd räägime, on ka ju Razorid, ehk siis tegelikult nad kannavad edasi seda volditava telefoni brändi ja samuti ka seda, siis seda hinge. Ja millest me räägime on siis see, et uus Razor on väljas, see on Razor Ultra 40 Ultra, mis on eriline ühe asja poolest, tegelikult kahe asja poolest, kui me võrdleme seda Samsungi Galaxy Flipiga, et esiteks on see, et ta siis voldib ennast täiesti lamedaks, erinevad flipist, millel jääb natukene suke väike õhuke vahe vahele, kui sedagi kokku voldid. Ja teiseks on see, et tal on väline ekraan on meeletult suur, et siin Hiina tootjad Oppo ja Vivo on üritanud ka teha suuremat välist ekraani, kui Samsungil näiteks on, aga nad ei lase seal väga palju teha, siis Motorola laseb selle 3,5 tollise välisekraani peal teha praktiliselt kõik, et pisikest asja tegemiseks, ma ei tea, meilile vastamiseks või sõnumile vastamiseks sa ei pea tegema telefoni lahti, eks ole. See on hästi äge ja samas ta on nagu piisavalt õhuke. Ja ta kallis ka muidugi 1200 € ja aku on suhteliselt väike, aga see näitab nagu seda trendi, kuhu ikkagi tegelikult need volditavad telefonid võiksid minna, millest me oleme siin saates tegelikult korduvalt rääkinud ja kuulujuttude väitel on Samsungi järgmisel flip-telefonil, mis siin ilmselt suve lõpupoole välja tuleb, sarnane ekraan, nii et see trend on ikkagi sinna poole, aga Motorola tegi sellele alguse lahti, nagu ta tegi ka tegelikult oma Razoriga, selle nutikaga Razoriga, siis volditavad telefonide turu lahti siin mõned aasta tagasi, see flip stiilis volditava telefoni turu ja mulle see stiil iseenesest meeldib ja Motorola iseenesest üldse on nagu huvitav selle koha pealt, kui Glenn ütles, et nad nagu üritavad siin nagu tagasi tulla ka Eesti turule ja sellest on räägitud, kuulujutt, et nad üritavad nagu ka operaatoritega läbi rääkida uuesti, see oleks igast väga teretulnud, meil oleks vaja nagu lisaks veel mõnda konkurendi siia Samsungile ja Apple'ile ja kellegile hiinlastele, eks kuigi Motorola iseenesest Lenovo omandus ka Hiina on, aga nende engineering toimub ikkagi Ameerikas, aga
point on nagu põhimõtteliselt selles, et kui vanasti siin mõned aastad tagasi veel Motorola telefoni väga ei kiidetud, et soft on hea, puhas Android nagu nii nagu Google, nagu Pixelite samasugune, eks ole. Aga kaamerad on kehvad ja muud asjad on kehvad ja kõik on nagu suhteliselt tagasihoidlik. Siis nad on suutnud ka need asjad heaks teha, ehk siis kaamerad on läinud paremaks, nad on päriselt konkurentsivõimelised nüüd, et kui nad siia meie turul tuleks, oleks päris tore. Midagi on väga ägeda selle telefoni juures, mis on siis Motorola Razr 40 Ultra. Ma vaatan pilte, mida siin ajakirjanikud maailmas teinud sellega ja ta mõnes mõttes ei ole midagi nad leiutanud uut, aga nad on, vahva on see, et kuidas ma vaatan, kui seda telefoni proovitakse, siis ta muutub telefonist mingiks uueks gadgetiks, millel ei ole veel nime. Näiteks olukorras, kus siis telefon on kokku volditud, inimene vaatab seda poolikut ekraani, samal ajal siin ekraani sees on kaamerad selfie režiimis. Ehk siis sul on käes ruudukujuline ese, mis on nagu peegel, kus sa vaatad ise ennast ja see teeb sinust pilti. Et see on kõik loogiline, see on kokku volditud telefon, millel on kaamerad, mis teeb pilte, aga see nagu muutub mingisuguseks natuke nagu mingi ese ulmefilmist, et see on kuidagi väga muljetavaldab. Ma ei tea, kujuta ette, kas päriselt kasutada seda ei ole nii äge ja edasi, aga see näeb seda välja. Seda volditamisel baseeruvat funktsionaalsust tegelikult ju flipid ka pakuvad erineval kujul, et sa saad põhimõtteliselt ju kasutada telefoni nagu statiivina, eks ole, et paned ta kusagile peale ja siis juba pool voldituna on see kaamera seal üleval, nii et sa saad hüpata siis eemale ja teha ta ka ju pilte, sest et ta on seal sellises asendist pildistab ja teiseks ta on ka siis vaadatav, et paned ta lauale ja põhimõtteliselt ülemine pool on, keerad nagu lahti nagu pisikese sülearvuti, eks ole, et ta jääb sulle siis sellise nurga alla ja saad siis ülemise poole peal teha mingid asju. Just, mini sülearvuti. Välisekraani peal selfie tegemist ja selle välisekraani peal selfie tegemist toetas tegelikult, kui saab teha ka Samsungi flipidega, sest vahe on selles, et selle Samsung flipi väga pisikese ekraani pealt on ennast väga keeruline näha versus selle suure ekraani pealt. Aga see ekraan, mille sisse on integreeritud need kaamerad, ehk siis see kaamera pilt voolab üle nende kaamera, ühesõnaga kaamera ekraan on nii integreeritud, et see nagu päris muljetav. Ja see näeb, selles mõttes tegelikult näeb väga äge välja tõesti, kuna see väline ekraan on vist 3,6 tolli, mis tal see mõõt on, et ikkagi see väline ekraan tegelikult katab ära nagu peaaegu kogu telefoni pinna, et need kaamerad on seal sees, ta on selline tulevikuline. Mõelge nüüd korraks selle peale, et see väline ekraan on 3,6 tolli, nagu Glenn just mainis ja mõned aastad tagasi või tegelikult üle 10 aasta tagasi oli meil Sony Ericssoni Walkman seeria või isegi mingisugune Sony Ericssoni Xperia Mini äkki oli selle nimi, mis oli 2,8 tolli täisfunktsionaalne Androidiga telefon, ainus ekraan oli 2,8. Nii et tegelikult ka see väline ekraan on tegelikult ju täiesti vabalt kasutatav, eks ole, niimoodi. No ja algse iPhone ekraan oli 3,5 tolli, ma tuletas. Ja paljud inimesed võtavad taga, et hea väike telefon oli, et tahaks veel sellist, nii et jah. Aga see Motorola muide Eestis ei ole, võib-olla on kuskil, ma ei tea, kas mõni selline väiksem firma toob teda hiljem sisse või too, aga Soomest tegelikult on olemas Eestis täiesti esindatus hulgi või siis maaletooja näol on olemas, aga millegi pärast operaatoritega. Ma viimati kuulsin kuulujutte, mille kohta ma ei oska öelda, kas see on nagu tõsi või mitte, aga et siis Motorola ja nende Eestis paiknev esindus või siis see distribuutor, kes Eestis nende maaletoomisega tegelevad aktiivselt siis operaatoritega läbirääkimisega ja lisaks siis juhendite asjade tõlkimisega, et päriselt nagu seda brändi siin nagu paremini turundada ja siis ka tekiks huvi nagu neid müüjatel. Et eks me näe, kas see tegelikult tõele vastab, sest jupp aega tagasi, kui ma seda kuulsin, et see oli vara kevadel, aga võib-olla tõesti, et kui mitte ainult see, aga Motorola on ka nii tavalisi telefone tegelikult päris ägedaid, mida tegelikult võiks müüa. Ja ma vaatasin, Soomes on 1199 eurot, 15 juuni hakatakse müüma. Aga kus kohas? Mingis Soome elektroonikapoes, ma ei mäleta. No Soome on jah, meie suur naaber. Et ei pea nagu, see ei ole mingi väike netipood. Ütleme, et võib-olla koht, kus saaks nagu ikkagi veel tõsisemalt konkureerida oleks siis see paksus, eks ole, praegu Motorolal on see ikkagi vist jääb üle sinna 7 mm, et ta on isegi grammi võrra ikkagi paksem kui veel Z-Flip, mis oli, kui ma ei eksi, oli vist alla 7, kus oli 6,9, mis nad märkisid selleks paksuseks, aga ta ei lähe võib-olla päris nii kokku, et see on nagu see koht, kus
kui ta on sul nüüd kokku voldituna, et ma mõtlen nagu minu enda praktilises kasutuses oli just Flipi puhul see moment, miks ma ta lõpuks kuidagi riiulisse jätsin ja siis hoopis ära viisin tagasi, sest et mulle nagu tundus, et selline 1,5 sentimeetri suurune junn kuidagi taskus ei tundu nii hea kui õhem ja suurem telefon on ju, et eks see ongi kasutusmustri küsimus, aga kui need pooled muutuksid võib-olla juba siukseks 5 millimeetriseks, sest noh, ma mõtlen omal ajal see Razor, mis oli siis nagu ütleme see voldid klapiga telefon. See oli ikkagi, ma nüüd ei mäleta, võib-olla mul mingi aastatega kuidagi on läinud mõõdud õhemaks, aga mulle tundus, et see kokku volditav Razor omal ajal oli ikkagi kusagil seal sentimeetri kandis, võib-olla isegi vähem. Ta oli nagu tõsiselt õhuke, ta oli kokku pandud väga õhuke ja lahti tehes oli ta nagu tõesti nagu mingi liistakas ainult. Et tal oli küll all selline väiksem serv, kus oli see mikrofoni pool, aga kõik see nagu vorm tegelikult käes püsis jube hästi ja ägedalt, et praegu ongi see koht, kus natukene, et kõik need tänased kokku volditavad telefonid, noh neid on tegelikult ei olegi üldse ju palju, ongi siin Huawei ja Samsung, mida me oleme päriselt siin torkinud. Nad on nagu natuke sellised, et sa oled ikkagi murdnud pigem kokku omal tänasele tavalises paksuses 7-8 millimeetrise telefoni ja siis on sul selline sandwich või kuradi võileib on sul taskus on ju, et tal ei ole nagu päris sellist efekti, et sa teed selle lahti ja wow, kui õhukad. Ma ütleks, et esimene telefon, mis natuke sellise mulje tekitas, oligi see Huawei uus telefon ehk et ta no, nagu oli kokku pandult juba nii õhukene, et sul nagu ei tundnudki enam puudust sellest, et lahti tehes sa lihtsalt nagu ahetasid, et ohoh, et ta on nagu erakordselt õhuke, et ta peakski saavutama see nii-öelda merekarbi stiil ka selle füüsilise mõõtme, et ta ongi sul kokku pandud umbes sentimeetrine, ma ütleks, et see on siuke maagiline piir, et täna näed veel ei ole, et see Razor on. Ma millegipärast usun, et tootearenduse osakondades esimesed prototüübid juba on olemas. Eks see võtab aega ja tegelikult siin on 2 probleemi, üks on see, et kuidagi on ära mahutanud 2 ekraani ja teine asi on see, et probleemiks on ka aku, eks ole, et kui see õhemaks ja aku läheb väiksemaks, nendel aku on tegelikult suhteliselt väike võrsus 3800 vist oli sellel. No ma isegi ütleks ka, ja et ma isegi disaini mõttes, ega siis loomulikult ka seal Motorolas inimesed endiselt mäletavad, milline see nende vana Razor oli ja ega see disaini nõks ei olnud tegelikult paha, et seal all oli selline väike jämedam osa, mis tegelikult oli jumala okei, et see võiks ka seal täitsa tänasel Razoril tegelikult olla. Nad on sellest ära läinud, sest esimesel Razoril, mis oli siis Androidiga nutitelefon siin 3 aastat tagasi vist, oli ka seesama nii-öelda lõug, eks ole, mida siis nad meelega jätsid alles, et meenutaks seda algset mitte nutitelefon Razorit, mis sul kapis on, eks. Aga nüüd on nad aru saanud, et see ilmselt ikkagi jääb ette mingisugusele kasutusmugavusele, mille üle kurdeti ja sellepärast. Ma täpselt küll ei saa aru, millele see jääb ette, sest mulle nagu disaini poole pealt vaadatuna tundub see nagu palju parem lahendus, sest minu arust see jäi sellele ette, et kui sa teed selle ekraani lahti, siis seda ekraani nagu ülevalt alt üles viibata, ehk siis näpuga lohistada on paha võib-olla, okei, sest kui ta on kokku pandud ja seal all oli see alumine osa, siis ta tegelikult kaitseb telefoni nagu palju paremini, et ta libises taskusse sulle mõnusalt, ta oli nagu üks tükk, eks ole. Teine asi, mille poolest see tegelikult on nagu märgiline telefon on siis see, et kui meil siin Euroopas on lisaks Samsungile, nagu mainisime ka Huawei'l on olemas sarnane mudel ja Lääne-Euroopas on ka Oppo ja Vivo müügil oma volditavate telefonitega ja vist ka Xiaomi'l on midagi sarnast, siis Ameerikas oli Samsung siiani ainuke, kes pakkus sellist flip-tüüpi volditavat telefoni ja nüüd see Motorola, mis USA's on müügil Razr Plus nime all ja tegelikult on sama asi, on siis siiamaani teine toode, mis on selline volditav flip-tüüpi telefon, et Samsung sai nüüd USA's ka konkurendi, et see on nagu asi, et mida Ameerika ajakirjanikud peavad nagu suureks asjaks. Aga muidugi ma vaatasin praegu kohe siin nendele spekkidele näkku ka, et tegelikult tänane Flip 4 siis ikkagi ongi kokku panduna ikkagi marginaalselt paksem, et Samsungil on ühest otsast siis 15,9 millimeetrit ja sellest jämedamast otsast on ta lausa 17,1 millimeetrit ja kui me vaatame seda Motorola spekki korraks, siis selle kokku panduna paksus on 15,1 millimeetrit, nii et ta on läinud ikkagi natukene õhemaks kui Samsung, millimeetri jagu peaaegu või kümnendiku, ei ka millimeetri jagu peaaegu õhem, jah. Seda põnevam on näha seda, et mida see Flip 5 teeb, kui ta siin suve lõpus või varasügisel tuleb ja kui tal on tõesti samasugune suur ekraan ja võib-olla veel õhem, siis põnev konkurents igal juhul. Nii on. Kuulge, aga võtame järgmise teema ka ette ja selleks on siis võimalus korraks võrrelda erinevaid kaasaskantavad kõlareid.
Glen, sa oled kuulanud mitut kõlarit, proovinud neid nagu kasutada ikka. Nagu ikka, alustame ikkagi piiride seadmisest, mis masinad sa omale selline võrdlusse võtsid? No ega võtsime tegelikult pigem niimoodi, et lihtsalt kamaluga sai võetud, mis on sellisest kaasavõetavast segmendist siis vahepeal oli juhtunud, viimati kui ma ei eksi, oli see, testisime neid paar tagasi, oli see 2 aastat või 3, kuidagi aeg läheb ruttu. Et lihtsalt hinnapiiriks jäi lõpuks 75 oli kõige odavam ja 300 pluss oli kõige kallim tegelikult, mis sinna sisse mahtus, et üsna siuke lai, aga nad olid ikkagi enamikus no sellised kõlarid, mis on nagu pigem väikesed, et mitte, et kõige suurem vorm oli seal siis ütleme mingi mõnikümmend sentimeetrit, noh niisugune pontsakas kõlari klass oli seal ka, paar tükki olid ikkagi suured, Harman Kardon oli niisugune suhteliselt riiuli kõlar ja Sonyl oli siis meil samamoodi seal üks selline ikkagi suur vorst, aga enamikku moodustasid pigem need väiksemad. Väiksemad, no Harman Kardon on üks kuulus, mis Onyx või mis seeria on, mis näeb välja nagu Praed Aldrik, mis seisab püstises asendis on sangaga. Ja no, see on nagu erand. Nagu, kas see on nagu suuremad? Aha. See on ikkagi selline, ütleme, kui kõik teised kõlarid tõesti, mis seal olid ikkagi klassifitseerusid pigem selliseks võtad lõkke kõrvale kaasa või kuskile randa, eks ole, ja on sellised niisugused joogitopsi nagu formaadis pigem on ju siis see Harman Kardoni kõlar on, ta ei olnud ka veekindel, selle suund oli nagu 100% ikkagi sellise stiilse riiuli kõlar sulle koju on ju, et sa võid sellest sangast muidugi kaasa ka võtta, kui sul on kuskil stiilne matkatool ja stiilne matkalaud, sa võid selle sinna peale ka panna, et selline oli nagu see valik, et kui need nimed ette vuristada, et ega siin eksootilistemast otsast oligi Bang & Olufsenil, kellel on uus kõlar nimega Explore, mis on siis ka selline suhteliselt, ei ole mingi topsikujuline, vaid on pigem nagu keegi oleks selle topsi veel peale astunud ja selle tuhatoosiks vajutanud, et selline suhteliselt, ei valetan, nüüd just nimelt tuhatoosi kõlar oli meil ju eelmises võrdlusest, nüüd oli Bose läinud natukene või Bang & Olufsen läinud isegi grammi võrra suuremaks ja venitanud selle topsi ja selliseks poole joogitopsi kõrguseks, siis oli Boselt, küll testi läks, tuleb tunnistada mingisugusel ebakompetentsusel põhjusel ja risti rääkimise põhjusel läks meil Sony või Bose vana SoundLink Revolve +2, vana selles mõttes, et praktiliselt sama kõlar oli ka eelmises testis, küll seda natuke on turgutatud vahepeal, aga Bosel on ka väljas uus kõlar, mille nimi on Bose Flex, mille ma siis peale testi tegemist võtsin ja kuulasin selle veel ka üle, et tegelikult Bose Flex iseenesest on tundnud odavam, maksab alla 200 euro ja oleks olnud seal testis võib-olla hoopis konkurentsivõimelisem kui siis see SoundLink Revolve, mis on Bose valikus olnud tegelikult väga pikka aega ja on selles mõttes siuke klassikaline konverentsi kõlar pigem, et sa paned selle keset lauda, see kõlar on siis suunatud 360 kraadi, nii-öelda heli, seal on siis mikrofonid sees, saad sellega rääkida ja ei ole võib-olla siis mõeldud ka jälle päris selliseks rannakõlariks, eks ole. Harman Kardonit juba mainisime siin, selline ilus, siis Marshall on muidugi firma, kes nii nagu kui Garmin teeb kellasid nagu täiesti arusaamatus koguses, siis Marshall teeb kõlareid, et Marshall on ju see firma, kes tegelikult on kitarristidele väga tuntud firma. Ja teinud ju kitarrivõimendeid juba mingisugune. See on seesama Marshall jah, et ma küll ei ole sinna nii-öelda väga süvitsi nüüd sisse vaadanud, et kas nad on midagi nagu mingit brändi kuskile nagu outsource inud või aga oma olemuselt on sama Marshall, sest kõik need sama vastupidi. Et see ei ole sama Marshall ühesõnaga. Selles mõttes, et jah, põhimõtteliselt ei ole ja nüüd nagu ei ole on, sest et Sound Industries on see firma, kes tegelikult neid Marshalli kõlareid tegi siis Marshalli litsentsi alusel, eks. Aga nüüd nad ostsid ära ka selle põhimarshall, nüüd on nagu ühes kohas koos, et see omanik vahetunud. See kõlari tootja ostis ära ka selle kitarrivõimendi tootmise. Vaat niimoodi võib juhtuda, eks ole, et hakkad outsource ima vaikselt oma tootmist ja lõpuks on siin ennast ära ostetud. No vaat see on igal juhtunud, sest tegelikult need Marshalli kõlarid iseenesest, need väiksed kõlarid siis on ikkagi nad, neil on nii-öelda tagataskust võtta see
see stiil ja kõik need Marshalli pisikesed kõlarid on siis nagu pisikesed kitarrivõimendid loomulikult absoluutselt igast otsast, eks ole, et nad on sellised metallvõrkudega ja nahast pealsete ja alustega ja nad näevad vaieldamatult ägedad välja, aga neid on lihtsalt niivõrd palju, et no sinna testi läks nüüd 2 tükki, läks Marshall Middleton, mis on siis selline jälle mõõtudelt võib-olla selline 20-30 sentimeetrise pikkusega või peast isegi ütle natuke rohkem ehk selline ikkagi suurem kõlar ja siis oli Marshall Emberton 2, mis on tõepoolest selline kõlar, niisugune pisikene kandiline klots ja loomulikult ka selline kuldsete embleemidega ja metallvõrguga, eks ole. Ja endiselt Sony ei ole kuskile kadunud, aga Sony on üks neist firmadest, et kellel kuidagi see kõlari asi nagu, ma ei tea, mis põhjusel nad ei saa sellega nagu hakkama, et see on nagu telefonidega samamoodi, et Sony telefonide kõlarid on nagu täpselt ühes kohas kogu aeg, et uusi mudeleid Sony teeb väga hoogsalt, sinna testi läks 2 tükki. Läks XG300, mis oli suurem kõlar ja tegelikult täitsa okei, aga siis see pisem Sony on küll õnnetuke, see on siis SRS XE200. Ei ole kuidagi, ei tule ja ei kõla ja mingi jama on sellega ja Sonosel on endiselt rõum olemas, Sonos rõum, mis oli juba ka olemas siin paar aastat tagasi ja see on selline väga kindla peale minek igal juhul, et ta on küll jälle pisike joogitopsi formaadis ja siis JBL on ka oma kõlaritega tegelikult väga hästi järje peal kogu aeg, et see JBL-i Flip seeria on ju iseenesest kui üldse võib öelda, et see on nagu klassika, et see on tänaseks on see siis Flip 6 juba, eks ole. Et põhimõtteliselt nad on peaaegu igal aastal välja toonud uue Flipi ja see on ikka samasugune ümmargune ja siis on seda kogu aeg üritatud paremaks teha ja teine selline väga legendaarne kõlar juba selles valdkonnas on JBL-il siis Pulse seeria, mis on selline ilus laavalamp, nii et tegelikult Pulse kõlari sa võid osta üldsegi mitte sellepärast, et sa siit midagi väga nüüd kõlatad, aga et sa siis lihtsalt paned selle vilkuma omal laual ja voolama ja ta näeb tõesti äge välja. Aga ta ütleme selle arvelt, et ta nüüd valgust näitab, siis on ta lihtsalt mõnevõrra suurem oma kõla kohta, ütleme nii, aga ta on läinud ka tunduvalt, kas nüüd tunduvalt, aga ta on läinud paremaks, et nüüd eelmises oli Pulse 4, nüüd on Pulse 5, eks ole, ja 1,2 on sinna juurde tulnud. Et selline ülevaates mudelitest, et ma vahepeal liiga pikalt ei räägiks, siis ma lasen. Ma pigem küsiks sult. Ja ma tahaks küsida seda, et üks asi sa kuulad ja tegelikult seda, et kui ehedat heli ja millist heli selline väike vorm välja annab, aga mind huvitavad täpselt lisavõimalused. Et ütleme nii, et ma ei hakka nüüd oma küsimust täpsemalt suunama, ma jätan selle avatuks, aga ütleme, sa ühendad selle Bluetoothiga oma telefoniga ilmselt ja jutul lõpp või on neil mõnel siis ka võimalus midagi veel, ma ei tea. Airplay või Google Cast. On Sonosel on loomulikult Sonos tegelikult nendest väikestest on Sonos küll ainus selline nagu multiruum kõlar, millel on ikkagi Wi-Fi, eks ole. Et ülejäänud on Bluetooth kõlarid. Et Sonos on ainukene, mis on siis täisväärtuslik Sonosega ühilduv. Nii et kui sul on kodus Sonose asjad, siis sa paned selle rõumi sinna juurde ja sa võid seda konfigureerida siis täpselt nagu kõiki teisi Sonose kõlareid. Ja sa saadki pigem selle kõlari pealt valida, et kumbas konfiguratsioonis ta siis on, et pigem võiks Sonose kõlari kohta siis öelda niipidi, et ta on lihtsalt üks Sonose kõlar, kus on ka Bluetooth küljes, sest Sonos teatavasti enamikele oma kõlaritele Bluetoothi ei paigalda, aga kõik teised ikkagi on Bluetooth kõlarid, nii et selles mõttes nad mingit sellist multiruum võimekust ei oma, küll aga on seal võimekus paljusid nendest kõlaritest, et mitte öelda isegi lausa enamikke, mis on siis monokõlarid, on võimalik ühendada kokku ka 2 stereokõlariks või nagu JBL-ide puhul ja ka teiste puhul on olnud see juba ammugi, et sa võid neid siis nii-öelda peorežiimis ühendada kokku mingis 10, et siis nad mängivad küll täpselt sama asja ja sünkroniseeruvad kõik teineteisega ja sa võid siis oma hoovi neid kõlareid täis laduda. Ja aga stereopaari variant on olemas ja ka paljudel, et millel on siis ka äpp, eks ole, nii et sa saad need 2 väikest kõlarit siis võtta üheks selliseks stereopaariks ja annab juurde. Aga mis on nagu ära kadunud ja selle aastatega pigem vähemaks jäänud, ma ei tea, inimesed ilmselt ei tarbi seda ja see tundubki võib-olla totter on see rääkimisvõimalused, vanasti need kõlarid kõik olid ka hands-free funktsionaalsusega.
et kui sul tuli telefonikõne sisse, siis sa said rääkida telefoniga. Aga see on ära kadunud, noh mulle tundub ka see natuke totter, et võib-olla sul ongi mingisugune aiapidu ja kui sul keegi helistab ja siis sa hakkad karjuma sinna kõlarisse mingit juttu, et see võib-olla ei ole väga tore, aga samas ka täna, kui sul ikkagi telefon mängib muusikat seal aiapeol ja keegi sulle helistab, siis paraku tuleb tunnistada, et see muusika ikkagi katkeb. Nii et põhimõtteliselt. Välja arvatud Glen, ma tahtsin öelda, et minu ikkagi tarkus, kui ma endale ostsin paar aastat tagasi. Ma spetsiaalselt otsisin Wi-Fi'ga mudelit, sest seal on Spotify Connecti võimalus. Ehk et see, kui ma nüüd korra panen selle kõlari mängima ja ta on Wi-Fi võrgus, siis ta edaspidi üldse minu telefonist ei sõltu. Kas ma lähen ära, kas mul saab telefon tühjaks on ju. See on, aga see puudutab, sellest võrdlusest on see Sonos. Et tegelikult Sonosega sa võid seda teha, sest et ta lähebki Sonose multiruumi nagu alla ja. No aga see eeldab seda kodukasutust, kus sul on Wi-Fi võrk, et kui sa oled suvilas või. No ma võin talle hotspoti teha ju, kui ma tahan. No jah, aga sa pead ikkagi Sonose puhul sa pead ta konfigureerima, et sa ei, ütleme kõikide nende multiruum-süsteemide puhul tegelikult kõlar nagu tahab teada, et ta oleks nii-öelda kodus, et siis sa peadki ta konfigureerima omal, siis tema kodu peab olema sinu hotspot. Et kui sul on Sonose kõlar, näiteks Rõõm on sul kodus mingisuguseks köögikõlariks määratud, sul on seal pandud nimi ja kõik muud toredad asjad. Ja kui sa nüüd rabata sealt omale lõkkeäärde kaasa või kellegi teise aia peole, siis on üldiselt lugu paha, sest kui sa seal sisse lülitad, siis ta ei leia kõigepealt seda koduvõrku ja siis sa pead tegema talle hotspoti ja siis sa pead hakkama teda õpetama, et näed, et see on uus koht ja et see on üks häda ja viletsus tegelikult. Et sellises nagu välje tingimustes kasutades, siis sa ikkagi peaksid kasutama teda Bluetoothina, aga kui sul on koduaed, kus on sinu enda Wi-Fi ja ta seal mängib, siis seal ei ole nagu mingit probleemi loomulikult. Aga minu nagu võib-olla kriitika oli seal sinna osakondadest, et jube tore oleks ju nii, et kui see täna sellel kõlaril ei ole mikrofoni ja rääkimisvõimalust, et telefon võiks olla nii palju tark, et kui kõne tuleb sisse, telefoni ometi on ju meil, kuidas see on, multitasking eesti keeles on see mitmik tegum või mis tal on, eks ole. Et telefon võiks ju seda muusikat edasi striimida sinna kõlarisse ja kas telefon ei oska samal ajal kõnet edastada ja muusikat striimida oli minu küsimus ja tundub vist, et ei oska, et võib-olla mõni telefon oskab. Igal juhul minu testitud telefonidega jäid kõik kõlarid lihtsalt vait, et ma sain küll rääkida, aga ma ei saanud muusikat mängida. Nii et ma muidugi pean praegu tunnistama, kui ma hakkan mõtlema, siis ma ei proovinud vist enam kõne ajal seda muusikat uuesti käima panna. Äkki ma ikka oleks saanud seda teha. Nii et seda võin seda järgmisel korral testida, et kellel on Bluetooth kõlarid võivad seda ka öelda, et kas see õnnestub siis niimoodi muusikat kuulata, et te samal ajal selle sama telefoniga räägite juttu ja see sama telefon siis striimib ka muusikat kõlarisse, eks ole. Aga muidugi äpi poole pealt, nii, jah. Aga mis sul ikkagi nagu koorus siis välja sellest nimekirjast või ei eks ma ikkagi rõhku ikkagi panin loomulikult, kõlarite puhul tuleb ikkagi helile ju rõhku panna, et see, mis häält teeb kõlar on ikkagi mõnes mõttes oluline, et välja arvatud siis see JBL, kes või mis ilusaid värve näitab. Et endiselt jällegi ma ikkagi ei saa jätta vaimustumata sellest, kuidas sellesse pisikesesse korpusesse pakitakse nagu nii palju basse ja sellist spektri ulatust, et see on täiesti ebareaalne, et see sama pisikene Marshalli kõlar, mis oli siis Emberton 2, et enamike nende väikeste puhul ma mõõtsin spektrianalüsaatoriga neid kõiki üle ja ütleme 70 Hz on teatavasti selline sagedus, mis on nagu ülimalt madal, et ütleme keskmiselt bassi sagedus, kui sa keerad omal nupust basse juurde, see kergitab umbes 100 Hz alati. Et 70 on juba ikkagi see sagedusriba, mis pigem hakkab minema vaikselt juba sellisesse, mis me nimetame siis seda sellisesse suupbassi kategooriasse, kus mis siis võib-olla nagu õigemalt oleks öelda, et on 450 Hz umbes, eks ole, aga see on erakordselt madal sagedus ja need pisikesed kõlarid on võimelised enamikus seda 70 Hz, mitte siis lihtsalt et nagu mängima nii, et ta seal kusagil on, vaid pigem on ikkagi just see, et see 70-80 Hz on neil nagu paari-3 detsibelli võrra ikkagi tõstetud nagu muu spektriga võrreldes, et kui sa seda sama heli kuulad piisavalt vaikselt või nagu sul see normaalsel nivool, siis JBL Flip 6 ja mis iganes see sama Pulse 5 või kui ma nüüd ette loen siin neid paremaid Bose, eks ole, samamoodi see Bang & Olufseni või Bose Flex ja ka Bang & Olufseni Explore, eks ole, et enamik selliseid kalleid väikseid kõlarid, sama 70-80 Hz nii palju kergitavad, see sound lihtsalt kostab ääretult tüse ja selle koha pealt siis see suurem Marshall, mis oli siis Middleton, see oli nüüd tõesti selline
klassi võrra suurem kõlar. Et see põhimõtteliselt juba kõlas niimoodi, et kui sa seda toas kuulasid, siis see ei kergitanud mitte enam 5 või 70 hertsi, vaid see kõlar oli otsustanud siis kergitada 50 hertsi. Ja 50 hertsi on juba nii madal sagedus, et pigem hakkasid kostma mingitest lugudest välja need sagedused, mida võib-olla isegi seal tootjad või loo kokkumiksijad ei olnud nii palju nagu mõelnud ja tähelepanu pööranud, mingite basstrummide järel kajad ja noh, mingid sellised asjad, et sul nagu tundus, et sellise diskotümaka asemel sa kuuled sealt kõlarist juba nagu sul sõidaks mingisugune vana bemm mööda, kus sa siis kuuled ainult seda ainult nagu seda tooni, sest see madal sagedus oli juba niivõrd nagu esile toodud. Ja kõlar oli ju väike, et see oli nagu hämmastav, et ikkagi akustilises mõttes mahutatakse sinna pisikesse kesta väga hea sound, et noh, soundi mõttes tasubki mainida ikkagi, et Marshall on nagu jube hästi saanud jala maha soundi osas, et see tillukene Embert on väga äge ja tillukene Marshall oli ka ainus kõlar, mis on siis oma väikses korpuses stereokõlar, et siin on kummalgi küljel, tal on mõlemal pool need ribid. Ja tegelikult ta siis ühelt poolt on siis vasak kanal ja teiselt poolt parem kanal ja see annab nagu selle väikse kõlari kohta täitsa annab mingisuguse efekti ikkagi, et ta ei ole nagu päris selline lihtsalt rida tehnilises andmetes, küll aga ei saa neid kahte Embertoni nüüd panna kokku stereopaariks, et samal ajal kui võtad selle JBL-i Flipi või mis iganes muu JBL-i kõlari või siin ka teised, eks ole, siis nad on küll monokõlarid täiesti, aga sa võid siis neid panna stereopaariks, kus sa saad ikkagi siis selle avarust ja kõla nagu rohkem, eks ole, aga kui sa nüüd vaatad mingid odavad kõlarit, noh meil see üks kõlar oli lööve, et noh enamik sellest valikust ma võtsin mitte Rassast, noh mitte Rassast, see kõlari valik on lihtsalt praktiliselt nii lõputu, et Euronics andis JBL-id, kes on nendega ju aastakümneid möllanud. Aga lööve oli siis ka mitte Rassa leti pealt võtta ja lööve see bränd on ju ka tuntud ja kuulus tegelikult, et aga tuleb öelda küll, et noh lööve sihib selgelt seda niisugust odavust ja see ongi see koht, et kui osta odav kõlar ja mis on võib-olla ei ole siis selline kõlari brändina nagu nüüd ennast tõestanud, siis see on ka ütleme eesti keeles välja, see on sitt. Et see kõlar, mis on odav ja imelikult brändilt maksab küll ka vähe, aga see-eest kõlab ka väga väikselt, et noh lööve puhul võiski öelda, et löövel üks suurem kõlar on siis WH-R2 või WH-R2. See on umbes samas mõõdus siis nagu see, ütleme oli JBL Charge vanasti või nagu see suurem Marshalli kõlar, et klassi võrra suurem nagu Sony oli see suur pütt, see mängis siis umbes sama hästi või natuke kehvemini kui 3 korda väiksem Flip või kõik need ülejäänud. Ja kui sa võtsid siis selle väiksema lööve, mis oli seal testis ka, mis oli siis samas mõõdus nagu need pisiksed, siis ta lihtsalt mängiski täpselt nii väikselt, nagu ta välja nägi, et noh ei tulnud sealt õiget passi ega midagi, aga maksabki 70 € ja tõenäoliselt koosta mingisugune hiinakas no name kusagilt, mis veel vähem maksab, et ma isegi huvi pärast vaatasin, et kas ei ole saadaval selliseid laavalamp konkurente, mis maksaks vähem, sest tõepoolest see Pulse 5 maksab ikkagi 300 €, märkimisväärselt palju, eks ole, et tekib ju kiusatus, et tegelikult äkki ma saaks ikka nüüd selle kuskilt võib-olla palju odavamalt ja tõepoolest löö Amazon lahti ja sa saad põhimõtteliselt täpselt samasuguse laavalambi osta umbes 30 €. Aga lugedes neid review sid, siis noh ikkagi enamik kasutas seal 4-tähelisi sõnu selle kõlari kohta, eks ole, et noh, et ilmselgelt ongi see, et kui sa hoiad selle koha pealt raha kõvasti kokku, siis sa saad võib-olla välimuselt samasuguse asja, aga sealt lihtsalt ei kosta midagi ja muidugi jah, Sonyst ma juba mainisin, Sony on see firma, kes ei saa nagu oma kõlareid kõlama. Et kui see suurem Sony kõlar ikkagi häälitses normaalselt, siis see väiksem Sony kõlar oli nagu noh, ta lihtsalt on õnnetu, et mitte, et ta oleks nagu talumatult halb, et see lööve kõlar kindlasti on ikkagi odavam ja veel natukene kesisem. Aga noh, Sony kõlar oli nagu muidu odav, et see sama pisike Sony minust maksab seal ka täna 100 € kandis, et ta ikkagi on odavam mõnevõrra näiteks kui Flip 6 ja noh, siin need samad pisikesed Marshallid ja need ikkagi on kõik seal 150-60 ringis, et Sony on odavam. Aga no ei tule sealt nagu, ei tule head heli, et olgugi, et teoorias on seal kõik need koodekid, Sony toetab, eks ole, L-takki ja noh, võiks justkui olla selline teoreetiliselt kõik väga äge on ju, aga praktiliselt ma ei tea, mis jama nende kõlaritega on ja see on nagu selles mõttes kummaline vaadata olnud kõrvatud aastate vältel, et Sonyl umbes 4-5 aastat tagasi Bluetooth kõlarid olid väga head, ma sirvisin vanu teste, mida ma olen ise teinud ja oli isegi üks testist, kus Sony oli lausa peaaegu võitja.
ja sealt edasi hakkas kõik kuidagi alt alla mäge minema ja libises ta igast tetist tahapoole ja ma ei tea, kas ta on nüüd päris viimane või et Sony on nagu täielikult kuidagi selle otsa omale käest ära lasknud. Üllatav arvestades noh, et Sony on ju mõnes kategoorias ikkagi väga nagu esirinnas. On ja oleks, et nad siis ei tee, eks ole, absoluutselt, nad nagu kogu aeg teevad, neid uusi mudeleid tuleb Sonyl kogu aeg, nad ikkagi üritavad igal aastal justkui midagi teha, aga ei jääb täitsa nagu arusaamatuks, et mida nad siis täpselt üritavad teha ja miks see nii on. Muidugi noh, üks omadus ka, mida võib-olla nende kõlarite puhul võib alati vaadata, kui sa nagu ostma lähed või et kelle jaoks on oluline, on see veekindluse pool, et enamik neist on nüüd täna ikkagi nagu noh, peaaegu uputamiskindlad, see on siis IP67. Aga noh, siin mõne puhul veel ei ole siis seda võib-olla tolmukindlust, noh lööve puhul on IPX on see esimene number, näitab siis tolmukindlust. Ja noh, muidugi siis seesama mainitud Harman Kardon ei ole üldse siis sertifikaadiga ja samamoodi ka noh, see vanem Bose Revolve, mis ongi rohkem nagu kontorikõlar. See on ka IP55, eks ole, aga tegelikult kõik ülejäänud kõlarid olid 67 ja nad peaks ka jääma vee peale ulpima. Vähemalt enamik tootjad nii väidab, ma muide ei visanud neid vanni, et oleks võinud visata seda ka testida, nad ei tohiks minna põhja. Et vähemalt noh, otseselt. On siis veest kergemad. Peaks olema veest kergemad jah, olgugi, et ma tekkis praegu ka sportlik huvi, et peaks minema ikkagi selle pulsi viskama korra vanni, ta tundub päris raske, aga ta on suur ka, eks ole. Et noh, aku vastupidavus, nad kõik peavad tegelikult vastu, noh, ma arvan kauem, kui kestab ikkagi üks aiapidu, et noh, kõige vähem peab siin vastu, ma loengi sedama Harman Kardon, umbes 8 tundi ja väike Sonos Rõum on ka siin 10 tunni ringis, aga muidu ikkagi Marshallid 2-30 tundi, eks ole, Sony samamoodi, et noh, siin ilmselt, mida mulle ei tundu nagu eriti mingit probleeme, et noh, laadida saad täna neid läbi USB-C, eks ole. Suurematel kõlaritel on ka, noh, seesama Marshall Middletonil oli ja oli ka Sonyl on siis nagu see akupanga funktsionaalsus ka tegelikult, et kas siis USB-C kaabli kaudu või Sonyl oli USB-A port lausa, et paned oma mobla siis sinna laadima ja saad kõlarist laadida, mis iseenesest on ju ka väga äge, eks ole. Ja noh, kõigil on ka äpp ja siis vähem või rohkem funktsionaalne, et JBL-i äpil on, mida tasub mainida, kes JBL-i kõlaritest võib-olla üht-teist teab ja on kogemusi, et siis nüüd lõpuks tuli ka Equalizer JBL-i äppi, et seda vanasti JBL-il ei olnud, aga nüüd on ja iseenesest väga, väga tore lisaväärtus, sest seesama Pulse 5 on see kõlar vist nüüd, eks ole. Et sellel ma vaatasin just eelmises testis, ma olin tegelikult nagu heli kohta olnud üsna selline kriitiline ja seal kirtutasin kuidagi nina, aga nüüd see uus kõlar, noh ta kõlab, esiteks ta kõlab tõesti paremini kui eelmine, aga kui siin isegi tundub, et jääb mingist bassist veel puudu, siis selle Equalizeriga oli see täiesti reguleeritav, et see on 3-ribaline EQ, mis siis JBL-i nüüd seal äpis on. Ja saad selle soundi tegelikult turgutada täiesti okeiks, et seda tasub mainida ja Pulsil selline tore lisaväärtus on see ka, et sa saad siis äpist valida taustahelisid, et noh muidu kui sul on taustahelid võib-olla sellised, et noh sa põhimõtteliselt pead mingist asjast panema neid mängima või mobiilist, eks ole, siis nüüd sa võid võtta kõlari ja noh näiteks praegu panin need sellise kerge ritsikate suhina ja öökohina siia. Ja, see on nagu naljakas muidugi, et sul on aiapidu, aga ritsikad on puudu. Sul ei meeldi, nad hüppavad, aga seda heli tahaks. Et sul on selline sulnis aiapidu ja siis sa valid ritsikad, siin valikus on. Aga mis seal siis veel on? Lained ka või ookean? JBL pakub loomulikult laineid, paneme laineid siis ka kohe. See võib tekitada väga vahva sellise kognitiivse dissonantsi, kui sul on see aiapidu ja õhtutundides, see on hämar ja siis on lainemüha sinu aias. Ja sa saad neid ka kombineerida, eks ole, nii ma panen siia laineid, ma panen võin kõik siis läbi lasta, nii siis mis meil siin veel on, lõkke. Nii, paneme lõkke ka. Nii, lõkke, siis lõkke võid kombineerida metsaga, see ei ole üle väga hea kombinatsioon. Ei ole, võib põlema minna. Ja võtame siis lõkke ära, eks ole. Aga samas, miks mitte siis kombineerida võib-olla lõkke hoopis jõeäärega või merega. Nii. 5 asja on siis ühesõnaga, siin on siis meil on siin siis sulin, siis on metsakohi, linnud, siis on lõkke, nii, siis on ritsikad ja siis on lainetud, nii et ühesõnaga sa võid siis kombinatsioone valida, et kui sa tahad näiteks
kuulata lõket, lainetust ja metsakohinet koos, siis see võimalus on olemas. Põhimõtteliselt sa võid kõik 5 tükki korraga ka mängima panna, siis on selline. Tõeline kompott. Et see on tõeline kompott, et aga see on iseenesest tore võimalus, aga mis natuke ei ole tore, on see, et mingil põhjusel on JBL otsustanud siia külge ka pookida taimeri. Ja tegelikult maksimaalne aeg, kaua see tritsikad sul siis seal häälitsevad, on 60 minutit ehk 1 tund. Et sa ei saa neid, mulle nagu meeldiks, et nad võivad seal nii kaua olla, kuni kõlarilas või aku tühjaks saab, et võib-olla ma ei tea, ma tahan näiteks öösel kuskil telgis magada ja mulle väga meeldiks, kui see linnulaul mul seal püsib, et kui aku peab kõlaril vastu võib-olla 10 tundi, siis ta isegi võiks ju mul terve öö seal olla või äkki mul on akupank kõlari taga ja ta tahab seal siristada, aga millegipärast on siis ühesõnaga siin äpis on taimer ja sellel taimeril on siis 60 minutit maksimaalne aeg, kaua ta siriseb, et võt seda pakub siis JBL, eks ole. Nii et jah, ma ei teagi nüüd, mida ma nüüd kokkuvõtlikult veel ütleks, et kui sa tahad veel kokkuvõtliku küsimuse küsida, siis ma võin midagi öelda. Mul viimane küsimus ongi kokkuvõttes lõpuks alati sulle, kes sa oled selles süvenenult sees olnud, et kui sa peaks nüüd oma raha mängu panema, millise sa endale ostaksid? Jaa, mul on tekkis täiesti vastupantamatu kiusatus seda siristavat laavalampi osta, aga see on täitsa ebapraktiline mõte, sest et mul tekkiski see sellepärast see kiusatus, et ta näeb tõesti äge välja, et ta näeb äge välja. Ütle selle mudeli nimi inimestele. See on siis uus Pulse, JBL Pulse 5. Et ma lihtsalt avastasin, et mul panin ta omale nii-öelda siia stuudio nurka kõlari peale lihtsalt mitte mängima, aga paningi selle sama oranži lõkke sellise laavalambi ja ta on lihtsalt ilus, ta on ilus vaadata, et ja sellepärast nagu ma ütlesin, kui Amazonist juba vaatasingi, et äkki peaks ostma siis hoopis mõne odavama laavalambi sinna, mis ei mängiks. Aga kui sa tahad omale head kõlarit, ja ta on ka hea soundiga, kui sa tahad head kõlarit ja nüüd on siin muide all ka lamp, et seda ma ei maininud, et ta valgustab natuke siis ka seda lauapinda, et kui ta on sul mingi heleda riiuli peal, siis sama värvi kuma on seal all ka. Ühesõnaga, väga ilus kõlar, mängib hästi, aga väga kallis, aga teistpidi, kui ma tahaks ainult ägedat kõlarit, siis ikkagi ma annaks oma raha nüüd siis taas ühinenud Marshallile, sest et need Marshalli pisikesed kidravõimu kõlarid on giftid ja suurematel on ka peal, et seal kõige väiksemal küll ei ole, aga sellel, mis seal testis oli siis Middleton, mis on suurem. Et seal kõlari peal on ka nupud, millest sa saad siis keerata equalizer'it, mis on ausalt, et ka väga hea omadus, et kui sul tundub, et mõni lugu on kõhnem või vastupidi, on bassi liiga palju või kõrgeid sära, siis sa saad sealt oma equalizer'i nupust seda kohe keerata, et Marshall on jäänud nagu igas mõttes sellise vana kooli disainikeele juurde. Ja see on kihvt, et kui sul on füüsiline nupp on raadio peal nagu vanasti oli, sa ei pea mingis äpis nikerdama, et näiteks selle sama Pulse 5 puhul ongi miinus see, et kui veel eelmisel Pulsil oli helitugevuse reguleerimine kõlari peal, siis nüüd enam ei ole, et nüüd ainuke võimalus siis volüümi muuta on seda teha telefonist, kuidagi nagu tüütu, et selle koha pealt on ära ratsitud neid nuppe, eks ole, et muidugi enamik teistel kõlaritel ikkagi nupud on kõlari peal ka on ju kõik olemas, et see Pulse on nüüd ainuke erand, kus täitsa nupuvabaks on, või mõtlen nagu helitugevuse nupuvabaks on need kõlarid tehtud, eks ole, aga samuti hea sõnaga ma mainiks seda kõlarit, mis sinna testi ei jõudnud ka, see oligi Bose Flex, et ka monokõlar, aga ka väga hea soundiga. Ja tegelikult ega kui ma need nimed nagu ette loeks, mille puhul kindlasti ei saa teha vale otsust, siis nad olekski JBL-id, Flip 6, Pulse 5, Marshallid, iga kell ma ütleks, et alati võib Marshalli võtta. Sonos multiruumina väga okei, sound ka hea. Harman Kardon ka väga hea soundiga, aga lihtsalt suur riiuli kõlar, eks ole. Ja siis Bang & Olufsenil see sama pisikene Explore, võib-olla natuke liiga kallis selle kohta, mis ta teeb, aga ka ilus ja vältida tasuks siis Sonit kahjuks, vähemalt väiksemaid Sonisid tasuks vältida. Ja testis oli siis ka lööve kõlar, mis saadki täpselt nii odava soundi, kui sa raha maksad. Nii et selline suhteliselt igav tulemus, aga kõik on nagu head, mis on siis kallimad ja tuntumad nimed. No nii, aga ma oletan, et kes tahab põhjalikumalt sinu mudeli arvustust vaadata, näeb seda mõnest ajakirjast. Ta näeb seda ajakirjast digi, jah, mul puudub täiesti ülevaade, kas see nüüd on see juba täna kuskil riiuli peal ja ilmselt näeb ka seda veebist, Geeniuse veebist sellisel juhul. See on riiulitel, jah.
no vot siis. seal samas digis on olemas ka Garmin Forerunner 265S-i ülevaade, mille ma kirjutasin, et seal on lugeda palju. No nii, kellele siis sellest 50 minutist jäi väheks, lugemist on veel. Aga meie saade on tänasega jõudnud oma lõppu ja tähendab ainult seda, et on jäänud umbes nädalaka oodata järgmist saadet. Aitäh kõigile, nägemist!